helissid ka soolakaevandusse. No kirjade järgi see peaks üks igavesti äge soolakaevandus olema. Siin on kaarti näha. Mina olen siin praegalt Graduation Toweri juures parklas. Kell 10:30 hakkab mul ekskursioon. Aga mis ma selle kohta leidsin, et see on soolakaevandus 13. sajandist kuni 1996. aastani tegutses ja ta on igavesti pirakas selles suhtes, et 300 meetrit rohkem kui Suure Munamäe kõrgus tegelikult läheb maa alla ja siis neid maa-aluseid šahte ja käike ja koopaid, et neid olevat ka seal mingisugune 300 kilomeetri jagu. Turistidele muidugi on sealt juurde pääsetav ilmselt minimaalne territoorium, et mingisugune 1,5 kilomeetrit. Aga Graduation Tower, siin iga jupp on siis eraldi pilet, et see Graduation Tower on suhteliselt odav pilet, aga see tuur, mis ma võtsin, turistirada, et see oli pisut 30 eurot peale ja siis on Miners Route, et see vist on umbes sama, et 30 eurot peale, et saab näha. No kõigepealt saab siin kohe vaadata seda vedurit, mis siis maa all töötas. Ja seal taga on suurem vedur. See ilmselt ei ole siis päris maal töötamise vedur. Aga seda ma unustasin enne mainida. 1996. aastani see soolakaevandus töötas. Ja miks ta siis kinni pandi, et kirjade järgi siis soola turuhinnad langesid ja et kaevanduses olevad ka mingisugused üleujutused olnud. Ja sellest ajast on ta siis rohkem turistiattraktsioon. Siin on näha seda teist vedurit. Sellega ilmselt, kui maa peale tuldi, siis see sool pandi sinna kasti ja võeti minema. Järjekorda vaadates paistab tõesti populaarne koht. Selle maja juures siis see turistitee läheb täpsemini sealt valgest telgist. Tuur algab sellest, et lähme 380 sammu allapoole 64 meetri sügavusse šahti. Seal temperatuur peaks olema 16-17 kraadi ja see naisterahvas, kes mu ees jalutab, on siis giid. Ja kokku see teekond siin on 800 trepiastet. The most important information for you for now, if you will behave nicely today without any problems, we will go up by the elevator. Alright, is that a fair deal? Yes. Normal shaft, like the one we came down with, and a smaller shaft. Normal shaft starts at the surface of the ground and then goes deep down underground, while the smaller shafts only connect certain levels in our mine. They are also really helpful for ventilation. The air flows down to our mine using normal shafts and then spreads higher and higher using those smaller ones. Vahepeal on siin ventilatsiooni jaoks ja selle reguleerimiseks spetsiaalsed uksed, et üle 2000 kambri olla siin kaevanduses ja 9 kodust. Hiiglaslik. No giid ütles, et alla 2% käime läbi, ma arvan, et see protsent on ikka veel väiksem. See kamber on 17. sajandist. Seinad on toestatud puuga, sest väidetavalt sool pidavat puitu toetama ja tegema selle väga vastupidavaks. See kamber siis oli käsitsi kaevandatud 17. sajandil. Et puitu kasutati ka seadmete jaoks soola transportimiseks ja samuti need kaevandajad pidid siin järge pidama, et palju kaevandatud üks list tähendas siis ühte soolakamakat transporditud. Ja siin on natukene tuuline, need on need uksed, kus ma siis läbi tulin ventilatsiooni jaoks. Et seinad siin olla puha sool. Siuke hallikas värv, et
seda kutsutakse green salt ehk roheline sool, olevat siin. Ja palju mineraale ja asju, et sellepärast on niisugune nagu kivivälvi. Aga palju puitu igal pool ja mingil hetkel selle Vielitška linnas kõik puud võeti maha, nii et kaevud pidi hakkama uusi puid istutama. Wow. Kopernikus on see, Kopernikuse kamber, kes külastas sedasama soolakoobast siin 15. sajandil ja see omamoodi startis turismi, et alguses turism oli väga piiratud siin, aga see aasta oodatakse siia 2 miljonit turisti. Geoloogia on see, et jää taandus siit 30 miljonit aastat tagasi ja jättes siis hiiglasliku soolakaevanduse. When a Polish prince called Bolesław proposed to Hungarian Princess Kinga, her father, King Bela, insisted on a traditional dowry. But Kinga came up with another idea. She knew that no rock salt was mined in Poland and decided to ask her father for a group of salt miners. She wished to find salt in Poland with their help. Without a second thought, the king presented to Kinga an entire salt mine in Hungary. The princess visited the mine on her way to Krakow. She came near the mine shaft and, surprisingly, threw her engagement ring into it. When she arrived to her new country, she requested the miners to look for salt. The result came soon. The miners discovered salt deposits near Krakow that gave Poland centuries-long prosperity. They say that Kinga's engagement ring was found in the first salt lump extracted. An object of secondary salt crystallization, meaning that somewhere in here was a leakage of water and then it started to crystallize, leaving something like this behind. Hey. Enne ventilatsiooni sisseviimist metaan oli kõige ohtlikum siin, et ta võis plahvatada ja need mehed siin koguvad metaani nende pulkadega. Siukene oleks siis olnud siin metaani plahvatuse, kui need mehed ei oleks siin osavalt seda püüdnud põletada, need pulgad mitte koguda, aga põletada püüdsid. Aga nüüd on muidugi ventilatsioon ja on ohutu metaanist vähemalt. Soolatransport 16. sajandil olid hobused, kes jaksasid palju rohkem, et vanasti enne seda olid inimesed niimoodi enda ees veeretasid neid soolatünne. Aga kui hobused tulid, siis muidugi läks efektiivsemaks. Siukese valustusega sai 2 tonni soola korraga üles transporditud. Mõninga statuut, et sool oli väga kallis too aega, et selle soolakoolme eest 2 tonni eest sai terve küla osta ja see sõna salarium inglise keeles on salary palk, et see olevat tulnud ka sõnast viitavat soolale, et palk soolas. Lähme alla teisele levelile. Siin on mingisugused veevannid. Soolasilinder. Inimestele, kes astmetega virisevad, et siin on siis originaalne lepp, kust kaevudid käisid. Teine oht soolakaevanduses oli vesi ja siukene seadeldus oli siis vee minema transportimiseks. Kaevanduses olid ka kavelid ja see on siin tõenäoliselt vanim skulptuur Maria ja Jeesusega siin kaevanduses. Neid kabeleid täna olevat mingi 20 tükki, aga omal ajal oli isegi 40 tükki. Saint Kinga Chapel, which is actually a largest underground church in world, located 101
1 meters underground. It was created in 1896 and it was carved entirely out of salt, meaning that everything you see in here, through the uniform floor, bas-reliefs, main altar, to even the crystals decorating the chandeliers are made out of salt. It is approximately 54 meters long, 18 meters wide and 12 meters high. See on meetri nende lampide all. Siuksed valgustused. Puhta soolast väidetavalt. Seinal on baasreljeefid. See siin konkreetselt on kõige uuem 1935. aastast ja see on siis pühaõhtu söömaaeg. Ja siin on teisi ka. No see kuju siin pidavat näitama, et kuidas üks õige 19. sajandi kaevud välja pidi nägema. Kaunis soolajärv. Siin kaevanduse sügavikes 80 meetrit olla sügav. Ja muidugi nii soolane, et see olevat turvaline, et nii kui see sinna sisse kukkud, nii see sool lükkab su pinnale tagasi. Natukene seda seadeldust. Giidi lemmikkamber, et see olevat siis kõrguselt teine kamber siin kaevanduses 35 meetrit ja ühendab omavahel teist levelit ja esimest levelit ja see uhke chandelier. Ja siin on näha siis selle kambri nimi ka. Läheme plahvatusega tekitatud kambrisse, kus peaksime saama kuulda siis Friedrich Chopini, kõige kuulsam Poola helilooja. Ja seal mingisugune soolajärv pidavat sinna põhja olema tekitatud. Ja mingisugune tont. Praegu on küll nii pime, et midagi ei näe. Läheme veel leveli jagu allapoole. Giidvaev siin rääkis, et sool on ka tervisele kasulik ja siin 3. levelil maa all, et seal olevat isegi väikene tervise siis spa või kuidas iganes seda nimetada. Et see soola õhku hingata. No siin on kunstlik soolajärv. Later, boat rides were organized here with the accompaniment of music played by orchestra or on the balcony right here, and also various different fireworks shows. To calm anxious tourists who were afraid to get into such boats, a stone sculpture of John Nepomucen was placed at the shore, a very famous patron of drowning people. But as we know, you actually cannot drown in such saturated water because you would be immediately pushed to the surface of it. Liigume oma selle tuuri viimasesse kambrisse siin 130 meetri sügavusel maa all. Hästi kajab see kamber.
päris kõrge. Et 36 meetrit on sügavust ja maailma esimene siis maa-alune bensihüpe tehti siit kambest. Ja sellega on siis tuul lõppenud, aga mitte aeg maal, et siin on veel kohvik ja suveniirishop ja kes tahab, võib minna veel muuseumituurile ja kes tahab, saab siis liftiga üles sõita. Noh, suveniirishop ja restorani ala. Maines Tower. Kaevurite. See on see maa-alune saal, kus igasuguseid tähtsaid üritusi peetakse, kooli lõpuüritusi ja mida iganes. Ega need liftid suured ei ole. Tuli seal tükk aega järjekorras oodata. Ja siis sai peale. Antakse selline signaal kell ja lift läheb. Alguses sõitis natukene hoopis allapoole. Mõtlesin, et ei tea, kas lähme nüüd sinna -9. kodusele, aga siis seal sätiti midagi ja siis ikkagi sõitsime üles ja nüüd ma olen maa peal tagasi. Airspot Paliis. Minu selleks korraks viimane majutus, lennujaama majutus Poolamaal. Seekord sai võetud toakene väiksekene, sest ma pean siit juba väga-väga varakult ära minema, et siis pole mõtet suure ruumi peale kulutada.